Ning nüüd juba tere tulemast siit kaamera tagant uuesti Narva. Meeskonnad on väljakule sammumas ning Eesti meistriliiga 20. vooru kohtumine Narva Transi ja Tallinna Flora vahel on kohe-kohe algamas. Võtame ette ka meeskondade koosseisud. Kodumeeskond Narva Trans täna koosseisus väravas number 1 Dmitri Vjaltšinov. Kaitseliin 14 Erik Grigorjev, 2 Toomas Rimas, 15 Stanislav Kito ja 4 Igor Ovsjannikov. Poolkaitses 19 Anton Jepihhin, 5 Sergei Kazakov, 10 Aleksandr Sabramenko, 21 Maksim Basjukin ja 7 Marius Pesuk-Kornovas. Ees rünnakul mees, kellel on tõesti, mis seal salata, ise tormavad putsad ehk et 21 väravat sellel hooajal löönud Aleksandr Tšekulajevs. Ning FC Flora tänane koosseis väravas number 1 Stanislav Pedõk, kaitseliin number 5 Meelis Peitre, 6 Karol Mets, 24 Karl Palatu, 19 Gert Kams. Poolkaitses 15 Karl-Erik Luigend, 41 Valeri Minkinen, 25 Andrei Frolov, 18 Nikolai Mašitšev, rünnakul number 7 Geir-Andre Herrem ning number 8 Hannes Anier. Tänase mängu peakohtunik on Jaan Roos, teda assisteerivad äärtel Eduard Ržov ja Raul Kaivoja ning 4. kohtunik on Dmitri Vinogradov. Löögile pääses, nii et erinevaid võimalusi tõesti siin mõlemal meeskonnal ka oli. Ühtegi sellist 100% supervõimalust, tõsi mitte. Siin näeme veel neid olukordi, kui esmalt Karl Palatu löögi olukord. Siin näeme, kus Basjukin pääseb löögile tõesti ülinapilt pall Stanislav Pedõki väravapostist mööda lendas. Nii et neid võimalusi siin oli. Siin veel kord näeme seda Jepihhini pealelööki, mis samuti väravast mööda läks. Ehk et oli sündmus esimesel poolel, aga värava löömisega tõesti kumbki hakkama ei saanud, vaid mänguseis siis endiselt 0-0. Ainukene selline tõsisem statistiline märge on see, et Aleksandr Sabramenko teenis kollase kaardi 42. minutil. Seda siis võib öelda juba mitmenda päris jõhkra veast, mis ta seal Flora mängijatele tegi. Nurgalööke teenisid mõlemad meeskonnad esimesel poolel ühe, ehk et neid oli vähe, aga mängu ja toredat jalgpalli jagus siin Narva Kreenholmi staadionil päris rohkesti. Kams. Sööd kasti ja seal nüüd Rimas mängib ebaõnnestunud Klaariks, Henri Anier pääseb segama, tuleb Gert Kamsi tsenderus, veereb sealt meestest mööda ning olukorras värav! Hannes Anier lükkab 48. minutil palli väravasse pärast seda, kui Narva Transi kaitsjad ja väravaht ei suuda omavahel ära jagada, kes selle palli peab Klaariks lööma. No oleme ausad, senise mängu põhjal oleks oodanud veidikene mõtestatumat lahendust selleks, kui värav tuleb, aga tuleb hoopis selline. Kito, Ovsjannikov, kõik mõtlevad, pall õhku ning Anier lükkab selle peaga väravasse. Nii et 48. minutil Hannes Anier viib FC Flora 1-0 seda kohtumist juhtima. Ning värava puhul pole süüdistada Narva Transil mitte kedagi muud, isegi mitte kohtuniku, vaid ikka ja ainult iseennast ning siit tuleb Flora juba uuesti ning Hannes Anier, äsjane väravautor taas aktsioonis. Paista neid vahetusi planeerivat ning vaatame, kas siis mängivad selle koosseisu lõpuni. Siin aga läheb Trans rünnakule, Stanislav Kito, pall Krusnovile. Krusnovil on võimalus, tuleb ka peale, värav! Maksim Krusnov 78. minutil lööb oma 4. värava sellel hooajal Eesti meistriliigas ning Narva Trans viigistab mänguseisu. Jalgpall on lihtne mäng, kui sa oskad seda mängida. Maksim Krusnov oskab seda mängida. Suurepärane värav 78. minutil. Flora kapten Karl Palatu. Punkt Narvast iseenesest ei ole alati ju halb asi, aga vist niimoodi, kui lõpu veel sellest võidust ilma jääd, siis ikka päris pettumus on. Lõpu veel me ei jäänud ilma sellest, et see värav tuli vähe varem, aga eduseisust muidugi väga kahju, sest 1-0 peal oli võimalused seal. Hannes Anier vist peaga ja Tupikov ja muidugi lõpus Henri, ma ei tea, kas tõi joone pealt või kus see... Et jaa, ei pettunud väga, muidugi. Kuivõrd palju meeskonna mängurütmi häiris see, et oli tehtud nüüd päris palju muudatusi koosseisus. Mitmed põhimehed olid pingil, mitmed polnud isegi. No puhkust oli vaja anda. Teisipäev tuleb tähtis mäng, et treener valis mängijad, kellele ta annab ja no ei teised, kes asendasid, said hästi hakkama, pole midagi öelda, et kes vähem mängida saanud ja täitsa tublid olid, aga jah, see värav oli siuke kontra pealt, et rumal palli kaotus vist oli seal ees ja sellega ei saa kohe kuidagi rahul olla muidugi.
Mida ütled Narva mängu kohta? Kuidas Trans mängis? Kas võib öelda, et Trans pärast peatreeneri vahetust on hakanud mängima paremini? No neil on omad põhjused, mis nad mõni mäng halvemini mängivad. Eks, et täna nad panid täiega muidugi, et siin väljaku peal teine poolek kadus tuul ka ära, et esimene poolek me olime vasta tuult, õhust ei saanud, muru pikk, maast ka ei saa, vastane ka vahel, ja teine poolek algus oli natuke tuul abiks, aga siis see tuul kadus ära ja Narva sai väikse eelise sellega.